Tervist kõigile tennisesõpradele. Matchpalli podcast on seekord Tokyos, kus on alanud olümpiaturniir ja kahjuks eestlaste jaoks ka juba lõppenud, sest Anett Kontaveit pidi tunnistama 1,5-tunnises raskes lahingus eelkõige kuumusega. Maria Sakkari 5-7, 2-6 paremust. Minu külaliseks tänases podcastis, mida salvestame siin üle interneti, 1000 kilomeetrid meid lahutavad Tenniseliidu peasekretär Allar Hind. Tere hommikust! Tere hommikust! Ilusat päeva sulle juba. Kell hakkab juba 5 paiku saama. Aga suutsid ennast hommikul üles ajada. Mis kell see matš Eesti aja järgi teil üldse hakkas? See natuke enne 7 hakkas, et selles suhtes normaalne aeg, ma arvan, et laupäeva hommikul enne 7 üles on kohe päev pikem ja alustada tennisega, et mis siin paremat tahta, et jah, et võib-olla tulemus polnud kõige parem, aga niimoodi see päev algas. Ma ei tea, kuidas teile Eesti silm on, pole ausalt viimased päevad vaadanud, aga meil siin on päike paistab lagi pähe, pilvi kui üldse siis hästi vähe ja väljakul see kuumus peegeldub ikka räigelt tagasi. Kuidas seal aknast paistab? Siin aknast on ka, ma arvan, on tulemas täna selline ilus soe suvine ilm, nii nagu siin juba see suvi traditsiooniks on saanud. Et ma ei ole ka kraadiklaasi veel vaadanud ja tegelikult ka jalga uksest veel välja tõstnud, aga tundub ilus olevat. Et mul on ka tunne, et teil on seal suhteliselt niiske see ilm veel, et õhuniiskus peaks ka olema päris kõrge, et vaatasin rattasõitu ja seal vahepeal midagi tibas natukene ja ka särgid lahti, et päris keeruline. No ma ei tea, kas teil õnnestus seal kodumaal kuidagi näha ka Anastasia Pavlyuchenkova ja Sara Errani matši, mis eelnes siis siin Tokyo Ariake tennisekeskuses 3. väljakul Anetti ja Maria Sakkari matšile, aga seal Anastasia võitles lausa kuuma rabandusega, et läks kindlalt, võitis esimese seti 6-1, 6-0, teine minu mäletamist mööda jäi 6-1, aga enne kui tal veel 2 geimi oli vaja võita, taarus ta seal väljakul korralikult ja pidi kutsuma endale meedikud väljakule või siis kutsuti talle, ei saanud täpselt aru ja lasti siis nagu tolmuimejast, ainult et lasti talle seda külma õhku näkku, mõõdeti vererõhku, kõik jääkotid, värgid, et aga õnneks suutis toibuda ja selle matši võiduka lõpuni viia. Jah, eks võib-olla siin võib sellise paralleele tuua Australian Openist, kus ka ju mängitakse suhteliselt kuuma ilmaga ja täpselt samad juhtumid on ka seal, kus lihtsalt see palavus ja õuniiskus ikkagi tapavad, või ütleme, teevad selle mängu väga-väga raskeks, et sa ei pea võitlema ainult nii-öelda vastasega ja oma mänguga, vaid ka tervisega ja vaata, et sa sellest nii-öelda mängu suudad üldse lõpuni mängida. Et seda Aneti mängu ülekandes ka kommentaatorid Toomas ja Margus mainisid, et see juhtus, aga siitpoolt seda näha ei olnud. No räägime selle matši kiirelt läbi, nii palju kui siin rääkida on. Algas tasavägiselt luurevalt, nagu tennises matšid ikka algavad, aga siis esimene servi murre Aneti poolt, kerge initsiatiiv võib-olla Anetile kaldus, aga siis tuli kiire servi murre, mõned geimid hiljem vastu ja oli seis pärast Maria servi hoidmist ka 5-5 ja esimene set lõppeski 7-5, nii et Maria oli võitnud vist, kui sa 2-5 tuled tagasi, siis 5 geimi järjest. Ja teine set üsna ühepoolne 6-2 paraku. Palju telepildist aru oli saada, et Anetil sääremarjadega probleeme on? No vasaku jalaga tal oli seal eriti teises setis, kus ta nii-öelda servides vist tundus, et ta ei saanud väga hästi toetada või saan nagu jõudu sealt servi sisse, sest kas siis telepildist oli, et kas siis olid väiksed krambid või nagu pinge jalas, et ta ei suutnud nagu aktiveerida võib-olla kõige paremini seda, et see oli pigem nagu servil, aga eks ta kindlasti ju muudel löökidel samamoodi annab tunda, et nii-öelda löögi sees või punkti sees ei ole aega sellega tegeleda,
aga ta kindlasti on nagu faktor seal löögi juures, et kui hästi see löök õnnestub, aga noh, need olid need nii-öelda visuaalsed märgid, mis tervise poole pealt näha olid, aga ühesõnaga Sääre-Maarjadega oli teema, sa oled pressikonverentsil. Jaa, pressikonverents ei olnud, oli selline kiire mixed zone, toodi ta kõigepealt teleinimestele, nagu see ikka käib, ja siis Eesti ajakirjanike ette, seal olid peale minu veel Õhtulehe ajakirjanik ja Postimehe ajakirjanik ja Maarja Värv ERR-ist ka, siis ütles, et tal oli tükk tegemist, et üldse endaga toime tulla. Üritas loomulikult neid Sääre-Maarja krampe nii palju varjata kui võimalik, et vastane ei saaks sellest indu ja hoogu juurde. Ütles, et Maria ei üllatanud millegiga, lihtsalt ta on praegu üliheas vormis ja Aneti suurim siis üllatus oligi see ilm, mis viimased 2 päeva on olnud siin päris kuum. No õnnestus vaadata ühte trenni Belinda Benčitsiga siin 2 päeva tagasi, see toimus õhtupoolikul loojuva päikese käes, siis oli ilm talutav selline, et võtaks lausa isegi reketi kätte, täitsa lahe oleks mängida, aga viimased 2 päeva, eriti siin keskpäeval, ta pressikonverentsil ju paar päeva tagasi seal kõikidele eestlastele ütles, et hea oleks, kui see matš keskpäevale ei pandaks, aga ei võetud soove kuulda ja pandigi kohe laksti keset päeva, et mis nüüd öelda, halb õnn. Jah, eks ta loomulikult ta oli ka mõlemale keeruline, et lihtsalt võib-olla Sakari sai sellega paremini natukene hakkama. Ja noh, eks päeva lõpuks on, et üks mängija võidab, teine kaotab ja kahjuks oli see täna Anett, et kuigi algus oli ju tegelikult väga, väga hea ja noh, võib-olla isegi niimoodi tagantjärgi vaadates oli Sakari algus natukene aeglane ja ta ei suutnud ennast käima saada, et tegelikult ta seal lõpus ja noh, olgugi, et Anetil oli seitpall ja oleks ta selle võitnud, et oleks võib-olla mäng teistmoodi läinud, kuid tegelikult see Sakari käivitumine oli ju kogu aeg, et ta vaikselt, natuke selline diiselmootor oli täna, et alguses ei saanud käima, aga kui käima sai, siis ta oli ikka väga, väga hea täna, et need servid ja kogu selline, ega ta Anetile väga palju mängus ka ei andnud sellist initsiatiivi nagu haarata, et ta hoidis seda ise üleval ja Anett oli see, kes pidi sellega toime tulema. Just nagu Anett ka ütles, et nii kui punktid pikemaks läksid ja punkt läbi sai, siis tal läks ikka paar punkti aega, et üldse ennast koguda ja nii need game'id, need ühepoolsed game'id niimoodi kahjuks kulgesid. Jah, ja võib-olla ka, see oligi, et ta ei suutnud võib-olla ise ka nii-öelda enda servi game'id ja need pooled ka nii hästi initsiatiivi haarata ja mängus püsida, et eks see servi murded tulid ka ju väga palju selle pealt, et Maria tõrjus super hästi jällegi, pani ta kohe Aneti nii-öelda pinge alla ja sealt oli väga, väga keeruline nii-öelda välja ronida. Ma ei tea, kuidas telepildis see tundus, aga mulle tundus, et teises setis viimane nii-öelda päästerõngas ulatati võib-olla Anetile, kui sa mäletad, seal oli paar kaheldavat otsust joonekohtuniku poolt. Üks otsus siis lõppes niimoodi, et pukikohtunik parandas Sakari Audi sisseolevaks, aga kohe järgmisel punktil Aneti pall hüüdi jälle out'i, pukikohtunik parandas sisse, Sakari võttis challenge'i, oli ikkagi out. Pärast seda Anett tundus, et oli väike emotsionaalne langus, jäi järgmises game'is vist 0-40 või 15-40 taha, aga tuli tagasi ja see game läks ikkagi nugade peale, aga seal paar punkti ja Anetil ja nii see mäng käest ära libises. Jah, üks asi, et ka meie joonekohtunik on Kairi Karpani olümpial ja ma pean tunnistama või vabandust Kairi, aga minu arust täna joonekohtunikud küll, nende jaoks oli see kuumus vist väga, väga liig, et ma nii palju selliseid parandusi ja apsakaid ja hiljahüüdeid ei olegi tennises viimasel ajal nagu näinud, et kuidagi
ma ei ütle, et see mõjutas nagu mängu, eks ta kindlasti pani ka mängijad natukene nii-öelda teistsugusesse olukorda, kus oli vaja challenge eid võtta ja oli vaja nagu olla valmis sellisteks nii-öelda hilja toimunud otsusteks, aga jah, see game, nagu sa ennem ütlesid ka või Anett ise ütles, et talle pärast pikki punkte pidi nii-öelda, võttis aega mõned punktid, et nendest välja tulla ja eks see oli ka ühest küljest ta ju otsis neid lühikesi punkte vahepeal, et ta tahtis seda palli väga kiiresti ära lüüa ja kõik game'id ja punktid, mis läksid pikemaks, pigem nagu töötasid päeva lõpuks Aneti kahjuks, et tal oli lihtsalt keerulisem kogu sellega toime tulla. Ja teistpidi jällegi Sakari sai sellega väga lihtsalt hakkama, et ta sai pigem sellist rusikas püsti ja otsis seda energiat kogu aeg, et mis oli kiitus Sakarile, et ta tegelikult tegi seda ja ma arvan, ta alustas seda ju kuskilt oligi nii-öelda, kui ta oli võib-olla esimeses setis seal 2-5 taga, kus veel asjad ei toiminud nii hästi, kuid selliste üksikute õnnestumistele jällegi rusikas ja üritas ennast käima saada ja pumbata, et jah, et ega see punkti pikkused ja game'i pikkused ei töötanud Anetile. No kui tabeleid loositi, siis Anett oli oma pressikonverentsi juba tegelikult andnud, aga õhtuses trennis siis sellel samal loosimise päeval küsis Belinda Bencic trenni käigus siis Anetilt, et mis sa oma vastasest siis arvad, siis Anett naeris, et me vist kohtume juba peaaegu iga turniir ja ütles ka Sakari tegelikult kiituseks Anetile, kui ta saabus ka Eesti ajakirjanike ette. 3 küsimust saime esitada igaüks ja ütles seda, et tema on nendes tingimustes üles kasvanud, see kuumus meeldis talle, võib-olla Kreekas ei ole nii niiske, aga ütles Aneti kohta, et kui nägi loosi, siis arvas, et raskemat loosi talle oleksid raske ette kujutada, sest tal on ikkagi ju asetus 14 vist, et kiitis, et Anett on, kas ta ütles, extraordinary player, et siis erakordne mängija ja mängib väga hästi ja seda ka tegelikult omavaheliste matšide seis, mis nüüd on 6-4, ka näitab. Jah, et võib-olla nii-öelda mängu eel Sakari oli favoriit. Ma arvan nii Kihlvee kontorites kui ka võib-olla tennise spetsialisti silme läbi, kuid kindlasti mitte väga palju ja Anett on eriline mängija, ta võib nii-öelda salvata ja ta võib olla väga, väga ohtlik aga ma arvan, et seal ongi selle jaoks, et ta teeks oma sammuga sinna top 20 hulka, ongi võib-olla nagu tänane mäng ka, et sa ikkagi nii-öelda jaksad ja suudad olla seal terve mängu, et ei tule selliseid, ütleme, sa kasutad oma võimalused ära, sa ei anna vastasele võimalust mängu tagasi tulla ja ise pressid sealt peale, et eks need on need nii-öelda kohad, mida Anett peab päevast päeva treeningutel parandama ja olema seal ja loomulikult ka nii-öelda need mängud enda kasuks keerama ka, et sellist enesekindlust saada on ka väga tähtis. Aga mis me ütleme nüüd Maria edasiste võimaluste kohta? Teises ringis Nina Stojanovitš, kes alistas avaringis Nao Hibino kohaliku mängija, tehes seejuures 7 topeltviga. Hibino ei teinud ühtegi, aga eriti esimese servi punktide statistika oli selgelt Stojanovitši kasuks. Ütleme selle seisuga ära siis 2-0, jah, samuti 2-0. See mäng lõppes juba enne Kontaveidi mängu 6-3, 6-3. Sakaril eeldatavalt natukene kergem vastane teisringis. No, ma arvan, et siin midagi kergemaks väga ei lähe, et siin läheb mängult jällegi raskemaks, sul on eelmised mängud all, jällegi nii-öelda uus päev, kõik mängijad on näljased, tahavad üksteist nii-öelda ära kägistada, et seda kindlasti öelda ei saa, et siin midagi nüüd lihtsamaks läheks, aga jah, et
nagu ta võib-olla ise ütleb, et ta on kasvanud üles selles kuumuses, see on nagu üks pool sellest, mis annab võib-olla kerge sellise nüansi sinna mängu juurde, kuid kindlasti ei saa see nii-öelda faktoriks mängu juures, aga vaadates tänast mängu, ta oli väga terav ja ta oli väga, kui algust mitte arvestada, ta oli väga enesekindel, väga terav, väga julge, nii nagu ta mängib. Ja see julge mäng ja enesekindlust, kui need kaks asja kokku panna, siis võib igasuguseid hulle asju juhtuda, et ma arvan, et kogu tee on talle nii-öelda lahti, aga eks iga vastane üritab natukene tema mänguga lõhkuda ja jalga nii-öelda sinna ukse vahele saada ja enda kasuks keerata see mäng, et kui nii-öelda kihlveokontorite juurde jõuda, siis võib-olla väikese eelise annaks siin ka Sakarile, kuid mitte väga suure ja mäng hakkab jällegi nullist peale ja võib-olla üks või teine mängija ei ole sellel päeval sellises hoos, nagu ta võib-olla loodab olla ka, et ega kunagi ei tea, et siin on ka peaks mäng või päev vahet olema, mis hakkab edasi juhtuma, et eks seda ole näha. No edasi lubati siin meile Typhooni tegelikult selline nibin-nabin, et ei tea, kas jõuab siia poole ka see Typhoon või mitte. Ja selge on see, et Typhooniga tennist ei mängi, aga loodame, et siiski ei tule. Kolmanda ringi vastast üritasin ka tabelist leida. Mulle mälu järgi jäi nagu meelde, et Elina Svitolina on seal nende tabeli veerandis, aga vaatasin just Flashcore'ist, ei leidnud Svitolina nime. Paku, miks ei leia? Selline väike nimpa. Miks ei leia Flashcore'ist? Miks? Okei. Mis ta nimi nüüd on siis? Nüüd on nimi Monfils. Elina Monfils. Elina Monfils. Uus mängija meil tabelis. Väga armas ju. Väga armas, jah. Aga eks siis näeb, kuidas Svitolin on siin edasi läheb. Keda sa võib-olla nimetaksid selle turniiri peafavoriidiks, kui sa nüüd peaksid ise kihastuma kihlveokontoriks? Naistest me favoriiti juba teame. Ütleme, et mul on alati meeldinud selline Ashley Barti ja miks mitte ka Osaka selline mäng ja ka vastasseis, eks ole, et üks ühel tabeli poolel, teine teisel tabeli poolel ja kas nad ka nüüd lõpuni finaali jõuavad, et mine tea, aga ütleks, et üks mängib kodus, küll ilma publikuta, aga ikkagi kodus ja oma sellise, võib-olla teekond, kus ta nüüd viimased paar kuud siit tulnud on, ei ole kõige ilusam talle olnud, kuid eks ole nüüd näha, kes ta on ja milliseks nii-öelda mängijaks või inimeseks ta muutunud on. Aga ma arvan, et Ash Barty on kõigile väga-väga ohtlik ja samamoodi selline alati nendele austraallastele ja tuleb nagu mingisugune eriline tuhk sisse, kui sa mängid oma riigi eest ja olümpia ja Fed Cupid ja Davis Cupid, või oma kodus Australian Openit mängid, et see on kuidagi nagu erilisem natukene nende jaoks, et ma arvan, et see kannab neid, et esimene, teine paigutus on minu jaoks täna sellised favoriidid või ütleme siis kõige suurema minu lootusega mängijad täna. Ma küsin vahemärkusena, kas sa jõudsid selle ülipika, üle 4 tunni kestnud avatseremooniaga lõpuni vaadata? Või vaatasid sa üldse? Ei vaadanud. Pean tunnistama, et ei vaadanud. Et pärast vaatasin lõike, kuidas Eesti koondis väljakule tuli, aga ei. Ei tea, võib-olla see olümpia on natukene ka selles suhtes, kui mõelda 20 aastat tagasi, siis kuidagi nagu ootasid neid avatseremooniaid ja lõputseremooniaid ja oli nagu äge, aga teistpidi praegu vaates näiteks vehklejate esitusi, super, et tekib jälle selline, et tahaks korra tiimini pealt püsti hüpata ja öelda come on, et eks ta ikkagi teatud asjad tõmbavad käima ja teatud asjad võib-olla on teisejärguliseks muutunud olümpia puhul.
no kui tegelikult te lubate, et publikut ju tribüündel olema ei saa, selline kõhe olümpia ilma pealtvaatajateta, siis ei saaks öelda, et täna pealtvaatajaid ei olnud. Kuidas see kreeklaste ja eestlaste kaasaelamine seal telepildi vahendusel tundus? Võin öelda, et siin olid kohal Urmas Sõõrumaa, Neinar Seli, Siim Sukles, Erich Teigamägi, Kristel Perenson, kõik vähemal või suuremal määral ikkagi tennisespetsid. Ja, see on tore, et nad läksid Anitile kaasa elama ja tõenäoliselt kiirustasid edasi kohe vehklemisse oli. Ma ei tea, kui pikk vahe seal on, vahemaa, aga see oli väga, väga tore, et nad olid ja elasid seal kaasa, et ega Kreeka saatjaskond oli seal vaata et suurem kui natukene veel ja eks nende omavahelises võitluses väljaku peal oli näha tulemus, aga see on tore, et käiakse ja ollakse, et eks see annab ka ikkagi, eriti kui mängida tühja tribüüni ees, siis annab ju mängijale ka ikkagi teatud emotsiooni ja teades ju Anetti ka, et ta ikkagi on selline emotsionaalsem või pigem emotsionaalsem mängija ja tahab sellist ühest küljest toetust ja teisest küljest sellist melu ümber, et see on vajalik. Ma küsin selle ka ära, kas mind ka telekast näitas? Sa olid seal, jah? Olid mänguajal tribüüni peal ja siis sa istusid seal arvuti käes ja ma arvan, et sul oli mask ees ja müts peas ja nii, et sind oli näha seal, aga ära ei olnud tunda küll. Aga no seal oli aru saada, et hästi selline kiire pilk läks peale, et ütleme nii, et ma arvasin, et sa oled seal või et sa oled sina, aga teinekord lihtsalt lase natuke maski allapoole ja lükka müts kuklasse rohkem. Maski allapoole ei tohi lasta, mask peab ees olema. Jah, reeglid. Aga rääkides meeste turniirist, siis kes oleksid need mehed, kes võiksid väärata sel aastal Novak Djokovic'i kuldse slammi võimalust? Ma ei teagi. Vaadates eelmise aasta pealt, siis ta ise kuskil mõne pallilendu laseb. Aga praegu tundub, et seal ei ole sellist mängijaid. Praegu tundub, et seal tõesti ei ole selliseid mängijaid, et ma ei tea, on see kahjuks või õnneks, aga ta lihtsalt on ülivõimas. Ta lihtsalt on ülivõimas ja turniirilt turniirile läheb ja mängib ka võib-olla vahest ei saa koha pealt minema nii kiiresti, kui tahaks, kuid kui ta jällegi oma sõiduvette satub, siis väga raske peatada. No, ma ei tahaks öelda nagu võimatu, aga väga-väga raske. Aga jällegi võib-olla see kuumus on ka üks, mis mängib teatud rolli, et mitte seda, et ta hästi toime ei tuleks sellega, kuid ikkagi ma arvan, et see mingis kontekstis võib-olla tasakaalustab kellegi võimalusi või annab kellelegi parema võimaluse, et piisab, kui sa mängid ühe pika mängu eelmine või üle-eelmine päev ja pead jällegi minema mängima, kes on vastasega, kes on võib-olla saanud lühemalt seal olla väljaku peal. Et sellised asjad kindlasti mängivad ka oma osa seal. Aga jah, ta ise tundub õnnelik, ta ise tundub positiivne, väga enesekindel ja selliseid mängijaid on raske peatada. Räägi 2 sõna Eesti tennisest ka. Kuulsin, et Pärnu ITF-i turniir lükati siin teatud põhjustel edasi. Saad võib-olla lähemalt rääkida? Ja see otsus sai siin, ma arvan, kuu tagasi tehtud, et nädala võrra edasi. Otsus oli, selles mõttes oli palve ITF-i poole pealt, et seda nädala võrra lükata, kuna nii-öelda meie planeeritud nädalal oli väga palju turniire Euroopas. Ja eks siis nüüd nädal hiljem on neid natukene vähem. Ja et see oli puhtalt nii-öelda nende palve, millele me vastu tulime ja ütleme nii, et õnneks tuli ka nende poolt väike boonus, et nad olid valmis ka
nii-öelda muudatuse tegemisel ka toetama natuke naiste turniiri ja me saime ehk siis 15 000 pealt tõsta 25 000 peale, et mis on, ma arvan, väga positiivne meie kõigi jaoks, eriti mängijate jaoks, et ja kui vaadata täna ülesandmisnimekirja, siis ka Kaia Kanepi on seal kirjas, mis andis ka talle võimaluse, ütleme, suurema motivatsiooni osaleda. No see on ju suurepärane uudis, et Kaiat väljakutel näeb. See on siis järgmisel nädalal või see nädalal juba? See on järgmisel nädalal. 2. august algab ja 8. lõpeb. Suurepärane. Lõpetame vast selle podcasti rõõmusõnumiga, et üks tegelikult ikkagi täisverd eestlane, olgugi et teise riigi lipu all on meil naiste turniiril konkurentsis. Rebecca Peterson alistas egiptlase Šerifi 7-5, 7-6, 2 tundi tal selleks kulus ja järgmises ringis on vastaseks Jelena, on ta nüüd Jelena? Jah, Rybakina. Milliseks pead Rebecca šansse Rybakina vastu? Võib-olla siin ka Rybakina on kindlasti võib-olla suurem favoriit selles mängus, kuid Rebecca on väga selline töökas tüdruk ja kindlasti ka küll nii-öelda Eesti vanemad ja Põhjamaalt pärit, kuid läheb sellise positiivse tangina nagu läbi sellest kuumusest ja kunagi ei anna alla ja üritab nagu igast pallist maksimumi võtta, et ma loodan väga, et tal õnnestub ja läheb hästi ja eks see on ka tema jaoks, nii nagu Aneti jaokski ju, see peaks olema tema esimene olümpia ka ja oma riigi eest väljas ja natukene teistsugune olukord jällegi ja kogemus oma, et väga super, et ta oma esimese ringi võitis ja saab turniiri edasi olla. Küsin veel lõpetuseks, kuidas sulle tundub distantsilt see olümpia nagu tervikuna? Me oleme siin palju rääkinud, võib-olla oli isegi liiga palju nendest piirangutest ja igasugustest kohustustest, mis meil tuleb siin täita ja kindlasti on kuulda olnud ka, et on juba üle 100 koroonajuhtumi siin sportlaste ja ametnike seas. Kuidas see kaugelt vaadates tundub ja mis sa arvad, kas olümpia peetakse üldse lõpuni? No eks ta ikkagi läheb lõpuni, et loodan väga, et mingit suuremat nii-öelda jama toimuma ei hakka, et eks 100 juhtumit on ju numbriliselt on juba ka piisavalt palju ühest küljest, teisest küljest, kui sa võtad protsentuaalselt palju teil seal inimesi koha peal on, siis see protsent ei ole väga suur või see protsent on selline, ma arvan, marginaalne. Et eks väga tähtis on nii-öelda leida need haigestunud võimalikult kiiresti üles, isoleerida, et viirus edasi ei läheks olümpiakülas. Et ma arvan, et see on nagu peamine ülesanne praegu, et ma ei usu kindlasti, et ta pooleli jääb, et seda ei lubataks, et ühtmoodi või teistmoodi, et ma arvan, et korraldajad teevad täna kõik, et neid juhtumeid ei tuleks. Tõenäoliselt tuleb, ma arvan, et see on ka suhteliselt kindel, et selle palju 2 või 3 nädala jooksul, mis siin nüüd veel järgi on, neid kindlasti tuleb veel. Aga just selline isoleerimine võimalikult kiiresti ja nende leidmine on nagu kriitiline. Aga eks ta, et olümpia ise ju, ei teagi, mis pidi nüüd võtta, et tore, et toimub. Publikut otseselt ei ole, eks siin kogu selles maailmas on ju täna väga palju nii-öelda poolehoidjaid ja vastaseid olümpiale, vaktsineerimisele, millel iganes, et täna on ju väga häälekalt ikkagi antakse teada oma seisukohtadest, et avamise ajal, eks ole, on meeleavaldus värava taga ja kõik sellised asjad, mis ju mingis mõttes täna käivad nagu käsikäes natukene. Et eks tänane olümpia ikkagi ei ole võib-olla selline suur pidupäev kogu maakerale või rahvaste pidupäev, et
et ta on natukene teistsuguse auraga. Nii ta on, sellega tänase saatega lõpetame. Aitäh, Allar, et said ühineda ja soovitan sul ja siis teistel kuulajatel ka kindlasti vaadata ka õhtul Delfi olümpiastuudiot, kus samuti räägime natuke tennisest ja pikemalt ka vehklemisest. Meil üks vehklemisasjatundja on Tallinnas stuudios ja meil on tegelikult ikkagi veel ju medal on ju täna õhus. Aitäh ja nägemist. Ole tubli seal.